Thank you, Madam President, Vice President, Council. Eile esines selles saalis Ülemraada esimees Ruslan Stefanchuk, keda tervitati tormilise aplausiga ja lubadusega jätkata Ukraina toetamist. Olen uhke, et Euroopa Liit on suurim Ukraina toetaja, aga saaks paremini ja õiglasemalt. Esiteks, ei ole õiglane, et liikmesriikide panus Ukraina abistamisel per capita arvestuses on niivõrd erinev. Ühel pool on riigid, kes panustavad 2% SKT-st ja rohkemgi, nende seas Eesti, ning teisel pool riigid, kelle panus on 0, see on lihtsalt piinlik. Teiseks, sõda Ukrainas mõjutab Euroopa Liidu majandust ja jällegi kannatavad ühed liikmesriigid rohkem kui teised. Valdavalt on need Euroopa Liidu idapiiririigid, kelle majandust mõjutavad nii sanktsioonid kui ka ebastabiilsus piirkonnas. Kordan, me oleme valmis maksma kõrget hinda Ukraina võidu eest, aga me peame tegema seda solidaarselt. Nii nagu me abistasime solidaarselt liikmesriike, kelle majandus kannatas Brexiti tõttu. Ja ootan konkreetsed ettepanekuid komisjonilt, nõukogult, sellega on kiire. Aitäh!